Ja hakkangi pihta siit selle pädevuste funktsionaalsusega. Pädevusi saab meil luua nüüd kõigepealt. Meil on pädevuste funktsionaalsus laivis, see tähendab seda, et peakasutajad näevad seda kohe ja saavad seda kasutada, aga kõik alamkasutajad, nende jaoks tuleb see siis sisse lülitada nende kasutaja õigustes, et ennem nad siis ei saa seda kasutada. Et siia on tekkinud uus pädevuste paneel ja siit on võimalik siis erinevaid õigusi, et kas siis vaatamise või muutmise õigused nende kasutajate jaoks sisse lülitada. Aga mina olen siin praegu peakasutajana sees, et siis ma näitan teile, kuhu need uued asjad tekkinud on. Meil on ametite moodulis nüüd tekkinud selline vaheleht nimega pädevused, kust saab siis lisada pädevusi ja samamoodi töötaja profiilis on siis uus vaheleht pädevused, kust kohast siis ei saa luua pädevusi, aga saab lisada olemasolevaid pädevusi, mis on siis lisatud siit ametite moodulist pädevuste vahelehelt. Ja ma loongi näitena siin paar pädevust. Nii, loon ühe kategooria näiteks on mul siin, üks kategooria on mul siin näiteks müügi, ma panen müügiosakond siia, sest ma tahan näidata teile kahe müügijuhi peal ühte pädevust. Ja see on siis müügijuhtimise ABC on see pädevus, mis siis müügijuhid peavad omandama. Ja tuleb mingisugune kirjeldus panna selle pädevuse kohta, et võib-olla info selle kohta, et milles see sisu on selle müügijuhtimise ABC pädevusel, et kas see on nõutud seaduse poolt või nõutud standardi poolt või nõutud ettevõtte siseprotseduuride järgi, et siis mis iganes kirjeldusi siia võib siis panna sellele. Võib seada ka aegumisintervalli, mis tähendab siis seda, et pädevuse omandamise hetkest hakkab kell käima vastavalt siis, kui kaua see pädevus kehtib. Aga sellele pädevusele ma aegumisintervalli ei loo. Seon selle lihtsalt kõikidele müügijuhtidele panen kohustuslikuks selle pädevuse, et ükskõik milline uus müügijuht tööle tuleb, tal on see müügijuhtimise ABC pädevuse nõue olemas. Olenemata sellest, kas tal on see parasjagu omandatud või mitte, aga selline pädevuse nõue tema ametikohale on. Siin ka öeldakse siis, et olete edukalt loonud uue pädevuse. Kui see pädevus on seotud ühe või mitme ametiga, lisatakse see automaatselt seotud ametite töötajate profiilidesse ehk siis müügijuhid. Kui ma nüüd salvestan, nüüd vajutan, et siis müügijuhid kõik saavad selle pädevuse enda sellele töötaja vahelehele siis. Kui olete valinud pädevuse aegumisintervalli, algab aegumise loendus siis, kui töötaja siis pädevuse omandab. Ja see tagab siis selle, et pädevus jääb kehtima ainult määratud aja jooksul pärast selle omandamist. Ja nüüd mul ongi üks selline pädevus siin loodud. Loon ühe teise pädevusega kohe. Panen kategooriasse ja loon näiteks esmaabiandja pädevuse. Kelduse peale aega ei raiska, siia saate ise panna, et kas ta on siis, ma ei tea, 16-tunnine koolitus või mis on selle koolituse sisu, kust see võib-olla selle koolituse nõue tuleb või selle pädevuse nõue. Aga siin ma juba tean, et meil Eestis näiteks on esmaabiandjal 3-aastane aegumisintervall esmaabi koolitustel. Ja kuna ma ei tea, ta ei ole nagu ametikohaga seotud pädevus, ehk see on siis ainult töötajaga seotud pädevus, ehk siis ma saan esmaabiandja pädevuse määrata nendele töötajatele, kes siis parasjagu on nõus siis esmaabiandjaks hakkama või siis määratakse esmaabiandjaks, aga ta ei ole otseselt seotud konkreetse ametikohaga. Mingitel üksikutel juhtudel näiteks võib olla nii, et teatud ettevõttes, teatud ametikoht peab olema esmaabiandja pädevusega alati, et siis sellisel juhul on võimalik seda ka ametikohaga siduda. Nii, nüüd mul on siin 2 pädevust. Üks on seotud siis konkreetse ametikohaga ja tal puudub see aegumisintervall. Teine siis jällegi on aegumisintervalliga, aga tal puudub siis seos konkreetse ametikohaga. Ja nüüd see müügijuhtimise ABC, kuna ta on seotud müügijuhi ametikohaga, siis kui ma lähen töötajate profiili, ma näen, et mul on 2 müügijuhti siin.
et siis, kui ma vaatan siin esimest müügijuhti ja tema pädevusi, et siis ma näen, et siis talle on tekkinud see pädevus siia ja väike hoiatus ka selles osas, et see pädevus on tal sisse lülitatud siit, aga see ei ole tal hetkel veel omandatud. Ma räägin ka sellest sisselülitamistupust varsti põgusalt. Ja mida see nüüd teeb, on siis see, et see pädevus nüüd ilmub siis uute nii-öelda kajastub ka uues pädevuse raportis, mis on siis töötajate nimekirjas. Siin on meil kuni 6 raporteid, üks nendest on pädevuste raport, kus on siis võimalik välja võtta, et millised pädevused on siis töötajatel nõutud, millised on omandatud, millised on aegunud ja millised on aegumas. Ja teine töötaja siis on ka mul siin müügijuht oli ja temal on siis samamoodi see pädevus siin. Nüüd ühe töötaja puhul ma märgin selle pädevuse omandatavus. Avan selle ja ütlen, et ta omandas selle pädevuse siin 3. juunil näiteks. Ja kuna aegumisintervalli määratud ei olnud sellele pädevusele automaatselt, et siis ma saan ise valida talle siis selle aegumiskuupäeva, millal see aegub, kas 1, 2 või 3 aasta pärast, aga võib-olla on tegemist hoopis sellise pädevusega, mis ei aegugi. Kui ma selle korra juba olen omandanud, siis ta ei aegu. Ma saan valida siit ka mingisuguse pildi. Ma valin siit mingi suvalise pildi, et justkui see on nagu märgib seda tunnistust siis nii-öelda, mis seda sertifikaati, siis, mis seda pädevust tõendab. Ja kui ma salvestan, siis tekib siia pädevuspäevikusse ka mingisugune logikanne selle kohta, et ma mingisuguse ajaseisuga on toimunud mingisugune sisestus siis selle pädevuse osas või mingisugune muudatus, näiteks kui ma muudan siin omandamiskuupäev või aegumiskuupäevi, et siis iga kord tekib uus logikanne nii-öelda selle pädevuse kohta, et mul on alati olemas see pädevuse ajalugu, et ma näen, mis läbi aastate selle pädevusega selle inimese nii-öelda profiilis toimunud on. Nii, teisel juhul siis ma jätan ühele müügijuhile selle omandamata, et tal on küll see pädevus nõutud, kuid omandamata, aga siis näiteks ütlen, et tootmisoperaatorilt Toomasel on siin nõutud selline pädevus, nagu ta on määratud esmaabi andjaks, et siis ma saan talle lisada siit selle tööohutuse kategoorialt esmaabiandja pädevuse ja kui ma ütlen, et ta nüüd omandas selle siin esmaspäeval ja lisan siia näiteks ka mingi faili, et siis ei pea seda faili muidugi lisama, praegu ma seda ka ei teinud. Et siis on näha ka, et see aegumiskuupäev tekib siia automaatselt siis 3 aasta pärast. Nüüd, mida see sisse-välja lülitamine tähendab? Et võimalus on mul seda pädevust kustutada loomulikult siit sellest prügikasti ikoonist. Ja kui ma selle ära kustutan, siis ta on jäädavalt läinud. Küll aga võib-olla ma ei taha seda ära kustutada, et ma tahan lihtsalt jätta selle ajaloo alles, et see töötaja on kunagi olnud esmaabi andja ja võib-olla ta on korduvalt esmaabi andja olnud, et siin on seda mitu korda, võib-olla seda omandamiskuupäeva muudetud iga 3 aasta tagant näiteks, et siis tekib iga kord see logikanne ja mul jääb see ajalugu alles nii-öelda läbi aastate, et kuidas see töötaja on siis erinevaid esmaabiandja pädevusi järjest nagu värskendanud või uuendanud, näiteks käinud täiendkoolitustel ja nii edasi. Aga kui ma selle välja lülitan, siis ta ei ilmu nii-öelda enam sinna sellesse pädevuste raportisse. See ei ole nagu aktiivne pädevus, see ei ole nagu oluline enam. Tahan, et see ajalugu säiliks, aga sellest pädevuste raportist ta enam pole ja ei ole ka pädevuste teavituskirjas. Ma ka pärast näitan teile, et meil on ka eraldi teavituskiri selle kohta, pädevuste kohta, mis siis teavitab peakasutajat või teema asemel määratuid kasutajaid siis sellest, et millised pädevused on siis nõutud ettevõttes ja millised on omandamata ja millised võib-olla on aegunud juba tänaseks. Ma lülitasin selle pädevuse välja siit töötaja enda profiilist. Kuna see oli ainult temale käsitsi lisatud nii-öelda pädevus ja selle siit välja lülitasin, siis mõjutab ainult seda pädevust selle töötaja juures. Kui aga ma lülitan välja nüüd nagu nii-öelda globaalses vaates või siin ametikohtade moodulis sellise pädevuse, mis on seotud mingite ametitega ja ma lülitan ta siit välja,
siis siin ka hoiatatakse, et kui te lülitate selle pädevuse siin vaates välja, siis need pädevused siis eemaldatakse kõigi töötajate küljest, kellel see pädevus oli nõutud, kuid kes seda pädevust ei olnud veel omandanud. Et mäletad, mul oli seal ühel oli juba omandatud see müügijuhtimisaabet, see ühel müügijuhil, teisel ei olnud see veel omandatud. Nii et mis nüüd pidi juhtuma, oli see, et see, kellel seda veel omandatud ei olnud ja kuna see muutus ebavajalikuks, see pädevus siit on ta välja lülitatud, siis peab see ära kaduma selle töötaja profiilist tema pädevuste vahele. Teisel töötajal aga, kellel see juba oli omandatud, peaks alles jääma see pädevus, aga lihtsalt välja lülituma tema profiilis, et me võime seda kontrollida. Mallil oli siin omandatud. Üks hetk, vaatan, kas ma lülitasin välja. Lülitasin välja küll, aga Mallil ei lülitanud välja või? Näed, pean oma sõnu sööma, millegi pärast Mallil ei lülitanud välja. Hea küll. Just enne testisin ja väga ilusti lülitas välja, aga siin Mihklil on näha, et see pädevus kadus ära üldse. Mallil ma tegin võib-olla siin mingeid muid toiminguid juba, sellega muutsin seda kuupäeva ka, tegin siin kandeid. Väga hea, ühe sellise use case'i leidsin, tegelikult peaks see välja lülitama, peame seda edasi vaatama, kas see, mis põhjused see näiteks sellel töötajal hetkel välja lülitanud, kuigi globaalselt sai ta müügijuhtidele välja lülitatud. Siit saate seda manuaalselt nii-öelda välja lülitada. Siit saate globaalselt siis välja lülitada nii-öelda. Korraks veel vaatan, kas see toimis, ei toiminud tema jaoks. Ja küll. Nüüd vaatan edasi, mis ma tahtsin teile rääkida. Pädevuste raportit juba natukene näitasin, et siin on siis uus pädevuste raport, mille kohta on siis näha, et siin on mingisugune pädevus. Siin, kuna üks aktiivne pädevus ongi ainult, siis Malli pädevus nii-öelda ongi siin ühe reana ainult välja toodud, sest Toomase esmaabi pädevuse lülitasime välja ja siis teise müügijuhi pädevus nagu kadus tema pädevuste nimes kirjast üldse ära, sellepärast, et tal oli see omandamata ja mingi põhjusel seda ka enam hiljem vaja ei olnud. Ja teine asi oli siis teavituskiri. Siin on siis teavitus kasutajale aegunud peatselt aeguvatest ja nõutud pädevustest, et selline uus teavituskirja tüüp. Ja siit saab siis, nii nagu ikka neid teavituskirja saab siis natuke kohandada enda jaoks. Nii, ja need pädevusi, me nimetame seda nagu pädevuseks, eks ju, aga see pädevus võib-olla see sõna ise või see termin ei haara kõiki neid kasutusjuhtumeid, kuidas seda võiks kasutada, seda funktsionaalsust, et varasemalt oli meil selleks funktsionaalsuseks, kuidas seda kasutati, oli see dokumendi moodulis lisati dokument, dokumendile lisati tähtaeg ja seoti see mingite töötajatega, et nüüd on hea võimalus kolida kogu see funktsionaalsus sealt dokumentide moodulist üle siia pädevuste nii-öelda funktsionaalsusesse, pädevuste haldusesse ja siin on seda palju parem ja mõistlikum hallata, kui seda oli siis seal nii-öelda dokumentides võimalik teha. Ja teine asi veel on siis see, et meil oli loodud töötaja profiilidesse sellised argumendid siia, et on võimalik teda siis kas esmaabikandjaks määrata või töökeskkonnavolinikuks määrata või et kas ta on töökeskkonnanõukogu liige, siis lähitulevikus millalgi me tahaksime need 3 nuppu siit profiilist ära kaotada, sest see pädevuste funktsionaalsuse kasutamine on meie nägemuses vähemalt palju asjakohasem nende asjade halduseks, kui siin profiilis need nupud sisse lülitamiseks, sest siin mingit muud funktsionaalsust ei olnudki, kui lihtsalt, et ma saaksin neid inimesi välja filtreerida töötajate nimekirjas siis eraldi filtrist.
et siis see filter kaob ära, kunagi me teavitame sellest kindlasti ette ja vaatame ise ka need kliendid üle, kellel see on nii-öelda, kes kasutavad seda funktsionaalsust täna, et eraldi teavitame siis, et oleks võimalik need mõistliku aja jooksul üle kolida need pädevused siis siit siis pädevuste haldusesse. Nii, aga need erinevad kasutusjuhud, üks kasutusjuht oleks näiteks pädevustes hallata tervisetõendeid näiteks, et luua uus kategooria. Tervishoid või mis iganes selleks kategooriaks ja näiteks nakkus, haigust ja tervisetõend võiks olla siis üheks nii-öelda pädevuseks justkui, mida on siin hea hallata, et igas ettevõttes võib olla ka erinev intervall selle tervisetõendi aegumiseks ja võib olla niimoodi, et ta on konkreetselt igale sellisele ametikohale nii-öelda nõutud, kui ta on toidu- ja joogikäitleja näiteks või õpetaja, et siis saab siit ametikohaga siduda, aga seda ei pea tegema. Ja on võimalik väga mugavalt siis ka näiteks tervisetõendeid ja neid ülevaadet nendest siis hallata ja pärast pädevuste raportist seda ülevaadet vaadata, et kellel siis on puudu ja kellel millal ka aegumus on ja nii edasi. Näiteks tuletööde sertifikaadid või koolitused, eks ju, siis töötamine kõrgustus, erinevad autojuhi load, E-kategooriad, C-kategooriad, CE, D ja DE näiteks. Igasugused autojuhi ametikoolitused, keevitajad, nimetasin juba esmaveeand ja töökeskkonnavolinik ja töökeskkonnanõukogu liige, ehk siis erinevad elektriohutuse pädevused, eks ju, et seal ohuteadlikud isikud ja pädevad isikud ja nii edasi. Ja siis juba kastist välja mõeldes on võimalik ju väga paljude seadmete, tootmisliinide, erinevate osade ja tegevuste osas ise üles ehitada erinevate pädevuste nii-öelda süsteem teatud ametikohtade jaoks ja seda siis hallata. Nüüd, mis selle pädevustega seoses veel ma mainisin seda, et varasemalt me oleme suunanud kliente seda dokumentide moodulit kasutama ja uute dokumentide lisamisel siis sai seal seda tähtaega määrata ja töötajatega siduda, siis nüüd seoses sellega, et meil on pädevuste funktsionaalsus, oleme me tegelikult ka ringi teinud selle dokumentide teavituskirja, mis on siis see esimene siin dokumenti meeldetuletus. Et see on nüüd natuke teistsugune, siit on ka sisu on näha, et see on teistsugune, et siin on 2 tabelit nüüd. Kasutajale saadetakse siis tabelid töötajaga seotud dokumentidest või siis nendest dokumentidest, mis ei ole siis otseselt töötajaga seotud. Üks dokumendi moodulist lisatud, aga töötajate nimesid pole sinna külge pandud. Ja kui varasemalt oli seal dokumendi teavituskirja, see teavituskiri töötas niimoodi, et ta teavitas aegunud dokumentidest, aga ka töötaja staatuste muutumisest, et kui töötaja, kes oli dokumendi külge valitud, on nüüd arhiveeritud, et siis see ka käivitas selle teavituskirja saatmise ja see tekitas ka parajalt segadust, sest kasutajad ei saanud aru, miks see dokumendi meeldetuletus tuleb, kui dokumendi enda aegumistähtaega ei ole veel kätte jõudnud. Ja siis nüüd seda dokumendi meeldetuletus saadetakse siis ainult nende töötajate osas, kes on aktiivsed töötajad, et see ei käivitu siis enam ainult pelgalt selle tõttu, et töötaja on vahepeal arhiveeritud. Et see on üks nendest muudatustest, mis selle pädevuste funktsionaalsuse tulekuga nii-öelda mujal toimus. Nüüd, ja see vist ongi pädevuste osas, pädevuste osas üks asi, viimane asi veel on see, et ka riskiindeksis arvestab seda pädevuste funktsionaalsust, et siin mul on MAL näiteks, temale oli kõik okei, Toomasel. Jah, mul on siin ju kõigile on pädevused omandatud. Nüüd on sisse, kas ma saan selle ära võtta, et see pädevus on tal omandamata. Kas Toomase riskiindeks ka muutub sellest.
ja ütleb ka siin, et töötajal on omandamata või aegunud pädevusi, et siis ka riskiindeks võtab seda pädevuste funktsionaalsust arvesse. Nüüd, ma ei tea, kui ma unustasin midagi või keegi küsinud on vahepeal midagi, et siis ma saan vastata. Hetkel ei ole ühtegi küsimust tulnud. Aga sina, Jaanika, ei pannud tähele, et ma oleks midagi olulist äkki unustanud siin? Ei, hetkel tundub, et kõik on räägitud. Siis ongi hea võimalus mul võib-olla rääkida natukene muudest asjadest ka, mis siin on toimunud vahepeal. Näiteks üks asi, mis on toimunud siin hiljuti, on see, et te teate kõike seda, et töötajal on võimalik lisada juhendeid, isikukaitsevahendeid, väljaõpet nagu manuaalselt käsitsi igale töötajale eraldi, et kui ma siit võtan lisajuhend, siis siin on erinevad värvid ja nende värvide tähendust saab ka lugeda siit ülevalt sellest väiksest infonupukesest, aga mis see siis tähendab, on see, et kui juhendi taust siin nimekirjas on värvitud selliseks punakaks, siis see tähendab seda, et see juhend on töötaja profiilis olemas juba, aga ta on siis tühistatud plokis, ehk siis ta on mingil hetkel töötajale saadetud, aga siis on see saatmine nagu katkestatud ja tagasi kutsutud see juhend ja ta ootab nüüd seal tühistatud plokis, mis temaga edasi tehakse, et siis on see värvitud nagu punaseks. Rohelise taustaga on kõik need juhendid, mis on töötaja poolt kinnitatud või siis käsitsi kinnitatud. Kollasega taustaga on siis kõik need juhendid, mis on töötajale välja saadetud, aga töötaja ei ole veel omalt poolt kinnitatud, ehk siis nad on ootel staatuses ja valged on siis kõik need juhendid, mis on siis, millel on näiteks uus versioon tekkinud ja töötaja ei ole seda veel lugenud, ei ole see versioon tema kinnitatud staatuses, tühistatud ega ootel staatuses, vaid on siis näiteks kas on loodusstaatuses või ei ole üldse veel lisatudki töötaja profiili. Et see on natuke kiire ülevaate siit, kui ma tahan juhendid lisada ja kui neid juhendeid on ikkagi võib-olla seal 50 kuni 100 tükki, et siis ma saan kiire ülevaate, et teen võib-olla vähem vigu töötajale nende juhendite valimisel siin. Siis intsidentide moodulis on, te kõik teate QR-koodi lahendust, eks ju, et meil on võimalik QR-kood panna kuskile töökeskkonda üles ja siis selle kaudu saab intsidente raporteerida. Aga siin on väike selline nupukene ka tekkinud juurde, et kui ma seda nuppu klikin, siis intsidenti raporteerimise lingi kopeerimine õnnestus. See tähendab seda, et ma saan seda linki nüüd kasutada siin kuskil nagu lingina jagada seda töötajatele meili teel või panna seda siseveebi üles seda linki või mis iganes, et siis on neil samamoodi töötaja ei pea olema Vitsa kasutaja, ta ei pea sinna sisse logima, aga ta saab ligi sellele lihtsustatud intsidendi vormile, mille kaudu ta saab siis samamoodi ettevõttes intsidente raporteerida. Nii, siis on meil tervisekontrollide osas olnud selline muudatus, et kliendid, kellel on tervisekontrollide siis liidestus vabade aegade, saadaolevate aegade liidestus sisse lülitatud, täna on meil partneriks Esmed töötervishoid, siis nendel klientidel ka kuvab seda Esmedi logo siin ja nad teavad, et kõik need saadaolevad ajad on nii-öelda päris ajad laivis ja tulevad haigla infosüsteemist Liisa ja neid on võimalik siis päris arsti juurde päris nii-öelda aegadel siit broneerida või kutsuda töötajaid neid aegu broneerima. Et see on nagu hästi mugav otse aegade saamiseks, otse Esmed töötervishoiult siis täna. Siis on meil ma juba näitasin ka, et meil on siin uus raport, pädevuste raport, aga lisaks sellele on meil ka siin uus dokumentide raport, mis siis võtab kokku kõik dokumendid ja nende kehtivused ja nii edasi. Võin sellega siin kiiresti selle eelvaate siia ette kuvada. Võib võtta see dokumendi raporti genereerimine natukene aega. Siis siin on ka see ülevaade nendest töötajate profiilides ja dokumendi moodulis olevatest dokumentidest.
ja lisaks siis ka väljaõpete raport, mis oli varem puudu, et oli juhendamist isikukaitsevahendite raport, aga nüüd on siis olemas ka väljaõpetest eraldi kokkuvõte. Siis meil oleme teinud ühe lisaintegratsiooni juurde, selleks rakenduseks on Vempli, mis on siis nii-öelda tööajahalduse rakendus peamiselt, aga kõik Vempli kliendid, neil on võimalik ka Vempli ja Vitsa omavahel ühendada, et siis töötajate andmed liiguks automaatselt Vitsa suunas ja ei oleks vaja kogu aeg töötajate kontakte siis kahes erinevas süsteemis uuendada. Siis on töötaja kinnitamiste vaates see vaade on natukene muutunud selliseks nagu võib-olla ilusamaks ja viisakamaks ja selgemaks, et varasemalt need plokid olid natukene sulandusid omavahel kokku ja oli raske neid eristada. Mõned plokid olid avatud, mõned suletud, et nüüd on nad kõik suletud. Ja kui ma selle ploki peale klikkan, et siis ma saan seda avada ja vaadata, mis on selle ploki sisu. Lisaks sellele kuvatakse ka juhendamise aega, et kui töötaja omalt poolt on juhenditega tutvunud ja need siis omalt poolt kinnitab, siis siia kuvatakse ka aeg minutites ja sekundites, et kui palju siis töötaja oma poolt siis nii-öelda hõivatud või inglise keeles on see engagement time, et kui palju ta siis selleks aega kulutas, et nende juhenditega tutvuda ja kinnitamiseni jõuda. Nüüd, ja üks asi, mida varem ei olnud võimalik teha, oli see, et ainult juhendaja nägi, kuidas töötaja on juhendi testile vastanud. Siis nüüd on võimalik seda siit kõikidel kasutajatel, Vitsa kasutajatel, siis on võimalik siit selle lingi kaudu ligi pääseda sellele töötaja vaatel ja näha siit, et kuidas töötaja siis testile vastanud on näiteks. See on see töötaja kinnitatud juhendamiste kaart, et siit lingi kaudu on võimalik sellele siis ligi pääseda. Jah, ja see tegelikult ongi kõik minu poolt. See on see funktsionaalsus, mis siin suve jooksul on nii-öelda juurde tekkinud. Mulle tundub, et selles mõttes siin ei ole praegu mitte ühtegi, et selle koha pealt ma vist annaks veel paar minutit aega ja kui küsimusi ei ole, siis loeme tänase webinari lõppenuks. Et Maarjo, on sul võib-olla äkki lisada midagi, mis tulevikus hakkab meil tulema või mis plaanid meil tuleviku mõttes on? Meil tulevikus, siin lähitulevikus on plaanis luua täiesti eraldi moodul. Meil on plaanis luua auditite moodul või siis sisekontrollide moodul, et ka siis see valdkond saaks kaetud, mis meil on veel viimasena justkui puudu tegelikult, mis puudutab siis võib-olla Eesti kontekstis rohkem töötervise ja tööohutust, et see tervisekontrolli, sisekontrollide tegemise kohustus ju kõikidel ettevõtetel on, aga täna Vitsas ei olnud seda nii mugav teha võib-olla kui ta ja nii selge ja väga sirgjooneline protsess ei olnud, et siis me tahaksime luua eraldi sisekontrollide mooduli, kust kaudu saab siis neid sisekontrolle teha ja nii edasi. Ja on siin veel mitmeid mõtteid meil veel ja võib-olla kõigest on võib-olla vara rääkida, aga me oleme oma arendustempo üles saanud ja meil on igasuguseid huvitavaid väikseid siukseid lahendusi tuleb edaspidi ka, et näiteks ühel hetkel avastasite, et kõik nupud on kadunud, et siis see pluss nupukene on tekkinud ja siis selle pluss nuppukese alt saab erinevates vaadetes siis tegelikult siis erinevaid asju lisada, aga selliseid väikseid muudatusi kindlasti tuleb veel, et siin see keelevalik näiteks on üleval paremal selle asemel, et ta oli siin all vasakul kuskil ja nii edasi, et tekib siia ka kasutajate menüüle juurde siia ka siis konto menüü, et siis iga kasutaja saab oma kontoseadistusi ka siit nii-öelda muuta. Ja. Üks asi oli tegelikult veel, mis ma unustasin ära. Ühe asja unustasin ära, et meil näidikute lehel on selline võimalus nüüd 3 kaardi puhul. Juhendamiste kaart, väljaõpete kaart, isikukaitsevahendite kaart.
siin on võimalik otse vaadata, et kui ma tahan näha, et kellega mul juhendamistel nüüd siin probleemsed on, et ma vaatan, et mul on 2 töötajale loodud juhendid profiili, aga mingil põhjusel ei ole neile veel saadetud, siis ma varasemalt pidin minema töötajate profiili ja siis otsima, kes need töötajad on, aga see on täiesti ju peaaegu võimatu ülesanne, kui mul on seal 100 kuni 500 ja rohkem töötajat, et siis ma saan siit otse vajutada selle numbri 2 peale ja vaadata, kes on need 2 töötajat, kelle profiilis on juhend, mis on veel välja saatmata. Või siis, et kes on see, kellele ma olen juba saatnud välja ja ta on ootel ja huvitav, mis põhjusel ta ei ole seda kinnitanud ja kes see töötaja on, et ma saaks talle meelde tuletada, et kuule, ma tegelikult olen sulle ammu juba välja saatnud selle juhendi, ole hea, kinnita ära. Et siis saab siit otse klikkida ja otse selle töötaja profiili liikuda ja tema kinnitada seda vahelehele ja vaadata, et mis siin nende juhenditega siis on või väljaõpetega näiteks. Et hetkel me oleme muutnud ära 3 sõõrikut, aga me tahaksime tasapisi nende sõõrikutega edasi liikuda ja siit seda funktsionaalsust laiendada, et oleks võimalik ka intsidentidele ligi pääseda kiiremini ja nii edasi. Aitäh, Marju, ma arvan, väga hea täiendus ja nagu te näete, siis tõesti plaane on palju, väga palju muudatusi kogu aeg toimub, katsume teid selles osas kindlasti kursis hoida. Ja ma tean, et osadel oli siin ka mingisuguseid tehnilisi muresid, et ei saanud otse sisse, et millegipärast tõesti osadel küsis eraldi aktseptimist, aga osad lasi nagu otse sisse. Et igal juhul siis kinnitan üle, et saadame salvestuse ka kõigile, kui keegi poolest infost ilma jäi. Aga kuna küsimusi ei ole, siis tõmbamegi otsad kokku. Aitäh sulle, Marju, aitäh kõigile, kes kohale tulid ja kui teil on küsimusi, siis andke julgelt teada ja võite anda ka igasuguseid ettepanekuid, tagasisidet, et me kõik väga hindame seda. Ja kirjutage julgelt chati funktsionaalsusesse sinna vitsas sees. Just, täpselt. Aga meeldivat nädalavahetust kõigile ja kohtume juba järgmine kord. Nägemist!